tere tulemast vaatama videoblogi Võiduvalem järgmist episoodi. Mina olen Kristjan Kaskpõn ja täna räägime väga olulisest, kui tihti alahinnatud teemast. Mitteformaalsed juhid ja miks on tark nad enda poolele saada. Alustuseks, kes on mitteformaalsed juhid? Need on inimesed, kellel võib olla mitte ametlik juhi roll, kuid kellel on mõju teiste meeskonnaliikmete üle. Nende arvamus loeb, nende hoiakud kujundavad meeleolu ja nende eeskuju määrab, kuidas teised käituvad. Kui mina alustasin juhina, sain kiiresti aru, et ainult ametlik juhtimine ei vii sind väga kaugele. Sa võid anda käske, korraldusi, juhiseid. Aga kui mitteformaalsed juhid ei ole sinuga samas paadis, siis meeskond liigub aeglaselt või töötab isegi vastu. Seepärast hakkasingi teadlikult neid inimesi otsima ja märkama ja nendega suhteid looma. Aga miks on see nii tähtis, eriti alustavale juhile? Vastus on lihtne. Usaldus. Kui mitteformaalsed juhid sind usaldavad ja sinu ideid toetavad, siis teeb seda ka ülejäänud meeskond palju suurema tõenäosusega. Nad aitavad sul kiiremini saavutada mõju ja luua sidet meeskonnaga. Eriti kasulik on see siis, kui tahad läbi viia mingeid muudatusi või oled sunnitud tegema raskeid otsuseid või lahendama keerulisi probleeme. Kuidas neid mitteformaalseid juhte ära tunda? Tavaliselt on nad need, kelle poole teised tihti pöörduvad nõu ja arvamu saamiseks. Nad võivad olla ka need, kes räägivad koosolekul kõige vähem, aga pärast koosolekut jagavad oma mõtteid väikeses grupis ning kuulatakse. Nad võivad olla meeskonna kõige vaiksemad liikmed, aga nende sõna maksab. Kui sa oled sellise inimese või sellised inimesed oma tiimis tuvastanud, siis järgmine samm on luua nendega usalduslik suhe. See tähendab nendega suhtlemist, kuulamist, ausust ja järjepidevust. Küsi nende arvamust, kuula neid, mida nad tegelikult mõtlevad ja näita, et arvestad sellega. Samas ole sina ise. Mitteformaalsed juhid tunnevad ära ebaautensuse väga kiiresti ja siis nad hakkavad vastu töötama. Kui usaldus on loodud, saad neid inimesi kaasata olulistesse aruteludesse. Anna neile võimalus kaasa rääkida otsustes, eriti enne kui neid oma meeskonnale esitled. See ei tähenda, et nad peavad alati nõus olema või sina oled nendega nõus. Aga kui nad tunnevad, et neid kuulatakse ja nende arvamus loeb, siis nad toetavad sind ka keerulistel hetkedel. Minu enda kogemus on näidanud, et kui mitteformaalsed juhid on minuga samas paadis, siis liigub kogu tiim kiiremini ja kindlamalt edasi. Olen kogenud, et just tänu nendele inimestele on suutnud edukalt juhtida suuri muudatusi ja lahendada olukordi, mis esialgu tundusid peaaegu võimatud. Ja lõpetuseks, ära alahinda neid inimesi oma tiimis, kellel pole ametlikku tiitlit, aga kellel on suur mõju. Investeeri aega nende tundmaõppimisse ja kaasamisse. See on üks tark viis, kuidas ehitada üles tugev meeskond ja saavutada edu kiiremini. Aitäh kuulamast! Kui see teema sind kõnetas, siis jaga seda episoodi ja jää kuulama ka järgmisi. Seniks juhtige kindlalt ja võitke targalt.